Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küme taas kord siin ja siin on nädala kokkuvõte nädalast 24. See on siis nüüd väikene update, nädala kokkuvõte. See on nüüd esimene nädala kokkuvõte nädalast 24. Täna on 16. juuni 2019 ja võtame kokku siis, mis viimase 7 päeva jooksul on toimunud. No, midagi suurejoonelist ei ole, aga 2 päeva, eelmine laupäev vastu pühapäeva ja see nädal hommik vastu teisipäeva ja kolmapäeva hommik olid võrdlemisi ägedad, sellepärast, et meil oli päris korralik äike ja äiksest saime ka päris palju videosid, ilmselt ma mõned panen siia videosse ka. See oli päris lahe, me olime äiksele päris lähedal ja saime ka mõnusat tuulekest proovida. Nägime ka öösel murdunuid puid ja ka päris palju äikest, ma arvan, et sähvatusi nägime ikka 100, ma arvan, võib-olla isegi rohkem nende 3 päeva jooksul, mis on nagu tegelikult suhteliselt hea ja päris palju saime ka videosse. Ja ilmselt see nädal on äikese poole pealt olnud vaatad parem kui terve eelmine aasta. Nii et väga lahe, loodame, et lähinädalatel tuleb äikest veel. Nagu te näha võite, siis Kiisu magab. Kiisu tudjub. Kassi kõrval on videomakk, mis ma ostsin see nädal. Maksin selle eest äkki €1. Muretsesin ka lakkeventilaatori, sellepärast et suvi on kuum ja see väike ventilaator, mis siin laua peal on, see just ei jahuta kõige rohkem ja panin siis siia samasuguse, nagu on magamistoas. Ainult küll teist värvis on kuldne, magamistoas on valge, aga kuldne sellepärast, et see oli odavam. Nii et, nii. Ja ega midagi väga muud vinget ei ole olnud. Muretsesin endale ka mikrofoni. Juhtmevaba, kui ma selle nüüd lahti saaks. See on Weisre Super Professional mikrofon. Ja, eks me näeme, kui super professional see on. Käib üks patarei sisse, siin on siis vastuvõtja, millele käib ka üks patarei sisse. Saab kasutada ka juhtmega. Siin on siis mikrisaba ja kuskil all oli ka üks juhe, et saab otse ühendada. Ilmselt siis kunagi pean seda proovima. Tahtsin osta ka mikserit ja võimendit, aga ma ei saanud. Aga sain mõned teised asjad see nädal. Tegelikult täna just võitsin oksjoni. Muretsesin natuke helisüsteeme juurde. Nii, vaatame, ostetud, võidetud, esemed. Muretsesin ühe basskõlari ja ühe keskkõlari, mis on samalt firmalt, millelt on need kõlarid, siis Genius või mis ta iganes on. Muretsesin ühe keskkõlari, mis näeb siis selline välja. Ja muretsesin ka kodukino supaka, mis on päris suur kausal. Nii et sellega saab kindlasti korraliku passi ja sellel on korralikult võimu ka. Nii et jah, nüüd üritan leida ka mõned satelliitkõlarid ja täna veel tahaks võita paar automaatika oksjonit, aga siin õnneks mõned kõlarid olid siin, mis olid nagu täitsa okeid. Ühed valged kõlarid olid siin, aga ma ei leiagi neid praegu üles huvitaval kombel. Ühed Sony kõlarid olid, kõlarid Jamo Compact. Mõtlesin, et peaks panema sellised. Väidetavalt 60 vatti. Nii et peaks täiesti okeid olema nende suurte kõlarite jaoks. Mida veel, ega väga midagi muud ei olegi.
panin välgudetektori ja antenni külge, nii et nüüd toimib see veits paremini. Nagu näha, siis ma teen ka farming simmi praegu ja ega väga muud ei olegi. Vaatasin töökuulutusi, naljakal kombel meile nagu töölisi ei otsita, mis on nagu imelik natukene, arvestades seda, et mul on jätkuvalt operaatorit vaja. Ma ei tea, kas palgatõus oli lihtsalt selle jaoks, et mind nagu vaid sundida ja lihtsalt alla neelata see, et lihtsalt ei viitsita operaatorit otsida mulle või siis oli see nagu professionaalne käik, et maksame rohkem sellepärast, et ma pean tegema rohkem ja samal ajal otsime ka nagu teist operaatorit, sest come on, kaua ma üksinda jõuan. Varem või hiljem panen ma lahkumisavalduse lauale, sellepärast, et come on. Ma ei viitsi päris elu lõpuni üksinda seda tööd teha, samas kui teise vahetuse inimesed teevad kahekesi. Nii et, jah, see ei ole küll otseselt selle nädala teema, aga ehitasin ühest foto liikumisanduri asjast endale väikse diskolaiti. Näitab kusjuures päris kaugele. Ma pean küll natukene seda PCB-d muutma, et valgustaks ainult põhimõtteliselt, et iga pirn oleks eraldi praegu nad seeris ja siis nad kippuvad üksteist häirima. Ja ega muud ei olegi. Tolle ma tegin muidugi ammu. Sellele arvutile pidin installima Windows 7 64 bitti. Jah. Sellepärast, et millegipärast Sims 4 ei töötanud seal korralikult. Taimed kasvavad ka kenasti. Ilmselt see nädal tuleb need maale viia ja siis saab need maha istutada. Maal jõudsime põhimõtteliselt toaremondiga. Ja kes ei tea, siis me teeme maal ühes toas remonti. Sinna sai siis ära viidud kapp ja voodi ja siis ääreliistud lagiseinad on tehtud ja siis nüüd jaanipäeval ilmselt üritame ka põrand ära teha. Loodame, et jõuame valmis. Nädalavahetusel tuleb kõvasti niitmist. Tuleb niita väiksed põllud ära murutraktoriga, millele said pandud ka uued terad ja üks rattakinnitusklamber, mis ära kadus. Ja siis tuleb ka suur niidub välja otsida, et jaanipäevaks ära niita ka kõik suured põllud. Nii et kindlasti sellest tuleb ka kõvasti videosid, mitte kõvasti, aga ma arvan, et üks video ikka tuleb sellest tööst ka. Ja ega muud väga ei olegi, nii et jah, selline väike nädala kokkuvõte. Ma loodan, et järgmine nädal tuleb natukene igavam, sellepärast, et siis olen ma põhimõtteliselt 4 päeva tööl ja jaanipäeval kodus, nii et järgmine nädal ei pruugi tulla nii huvitav, kuigi jah, töö juures on tööd kõvasti. Homme hommikul on vähemalt liivad ja siis meekook ja see nädal vist pidi ka ühel päeval mingi katsetus olema, mis on nagu natuke jura, sellepärast, et üksinda katsetusi teha natuke jama kui 2 operaatoriga, aga keda see kotib. Naljakal kombel on kõik viimased 3 katsetust, kõik minule sattunud üle nädala on olnud. Me tegime ühte kooki, mis tegelikult ilmselt nad koogid tulevad juba müüki, kes teab, jõulude ajal oli Browni pohlakook, aga nüüd suvest ilmselt, suve algusel, sest praegu ei ole suvi, tuleb meil ka Browni kook, kus ei ole pohlasid, et on lihtsalt Browni pohlakook ilma pohladeta ja siis tuleb ka tegelikult ei tule, see on juba müügis. Praegu on must Stradoriustukook ja ega rohkem midagi huvitavat ei olegi. Nii et jääge ootama siis jaanipäeva. Ilmselt järgmise nädala kokkuvõtte nädalast 25 panen ma alles peale jaanipäeva õnneks ilmselt kas esmaspäeva õhtul või siis teisipäeva hommikul. Aga eks see sõltub kõik sellest, kuidas ma jõuan. Aga seniks kauaks tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume siis peale jaanipäeva. Juhul, kui mul ei tule mingeid väga uhkeid ja vingeid pakke. Nii et veel kord tänan vaatamast ja kohtumiseni.